No tervist, räägime täna siis ühest hiirist. Kuna mul sai vana hiir Logitech M185, sai natuke otsa, nupud hakkasid klikke vahele jätma ja ta oli üldse siuke tüütu veits. Siis ma tellisin lõpuks omale veidi kallima hiire. Ma olin siis igatsenud siukest hiirt tükk aega, mille ratta saab lükata niimoodi tsirdi rullima mõneks ajaks ja siis ta jääbki. Ma uurisin siis mitmeid neid review'sid ehk siis neid järelevaatamisi ja leidsin siukse. Ja no eks ma uurisin mitmeid ja siin ta nüüd siis on ju. Ma siin te märkused, kuna ma avasin ja võtsin selle hiire kasutusse suht kiirelt, siis ma pidin selle karbist välja võtmise osa YouTube'ist varastama, nii et see on ühe teise mehe oma, aga ma pärast näitan päris enda hiirt enda laua peal ja nii edasi, laivis, nii öelda. Aga neid hiiri on siis 3 värvi, on kahvatu hall, mis on pigem siuke valge, on roos ehk roosa ja grafiit ehk see tume hall, see minu oma, mis mul siin samas on. Ja siis tuli sellega siukses tores karbist tuli see, hästi lahedalt, ma mõtlesin alguses, ma jätan karbi alles, et ma panen sinna sisse tagasi, kui ma teda vean, aga tegelikult müüakse eraldi kotikest ka tema jaoks, et kui sa teda tahad kaasa vedada endaga. Aga karbis on siis lisaks on siis hiirel on ka see USB ühendus ja seda ei pea muidugi kasutama, sest et ta Bluetoothiga ühendub ka, aga nagu see märk seal näitab, siis siin all on ka veel üks siuke laadimisjuhe, see on USB-C otsaga ja siis mingid muud siukest krõbisevat asja ka, mingisugused juhendid ja reklaamid on siukse varruka sees, papist varrukas seal sees on siis. Aga jah, selle jublakaga on see halb asi, et kui sa seda pead kogu aeg läpak küljes hoidma ja sul USB augud külje peal on, siis kotista sisse välja seda läpakat tirides võid selle ära lõhkuda. Ma ühe USB jublaka lõhkusin niimoodi ära. Aga siin siis ongi näha, mis pakis on, et siin varruka sees siis on üks klaviatuuri reklaam ja siuke lihtne varukas papist kokku keeratud on ju, siuke nagu ta on ju. Ja siis on siin lisaks sellele reklaamil on ka juhend aku vahetamiseks, et see aku pidavat küll kestma 10 aastat, aga kes seda hiirt 10 aastat nii-öelda hoiab, et siis on juba uued tehnoloogiad nüüd. Aga kui me räägime siis sellest hiirest, siis tegelikult selle eelmisel versioonil, see Anywhere 2 oli 2 patareid sees ja sellel siis laetav aku, selle sama USB-C-ga laedning. Väidetavalt saad siis 70 tundi ühe täislaadimisega ja 1 minuti laadimisega pidavad saama siis 3 tundi kasutada seda hiirt. Nad väidavad ka seda, et hiirt saab kasutada laadimise ajal, siis on nagu see sabaga tavaline hiir on ju. Aga kui sa seda saad kogu aeg kasutada, vahepeal laeb saba taga, et siis ei pea tööd pausile panema, et kogu aeg saad tööd teha on ju. Aga nimi siis tulebki sellest temal, et ta võid ükskõik kuhu kaasa võtta, ta on suhteliselt siuke pisik ja kompaktne. Ma pärast näitan oma vana hiirega võrdlust ka. Vana hiir mul oligi vist üle 10 aasta või 10 aastat, tegelikult võib-olla natukese vähem. Aga teine põhjus sellele nimele Anywhere ehk siis ükskõik kus, et seda võib kasutada ükskõik mis pinnal. Et näiteks ka klaasil või mingisugusel konarlikul või auklikul pinnal, et ta väga hästi kuidagi selle laseriga seal toimetab, et kohe varsti ma näitan ka teile oma siin erinevatel pindadel. Enne kui me lähme siis vaatame neid mu uusi ja vanu hiiri, vaatame selle installimise asja. Kui sa nüüd Bluetoothiga ühendad, mitte jublakaga ta käitub nii nagu tavaline hiir. Siis Bluetoothiga ühendades sul tuleb siuke installimise värk, sinna paned kontaktid sisse ja räägib sulle siis sellest rattast, mis siis mingisuguse elektromagnettehnoloogiaga siis vahetatav, kas ta käib vabalt või mitte. Ja see sama nupp siis vahetab seda, et kas ta käib tak või käib tsirdi, on ju, niimoodi. Ja siis on see horisontaalne scroll on ka, et suures Exceli failis või mõnes illustratsioonis on sul vaja paremalt vasakule scrollida hästi palju, et siis tal on siuke funktsioon ka olemas, see tutvustab siin ka. Ning siis ta räägib seda, et iga äpiga saad oma settingut panna. Siin toodud näide on internetibrauser ning Excel on ju, et saad teha nende küljenuppudega seda, mida ise tahad. Ja siis järgmises sammus ta räägib ära, et sul on erinevatel asjadel on ju erinevad siis settingud nendel asjadel. Ja kui sa siit siis edasi lähed, siis sa saadki valida, et milliseid neid standard settinguid sa tahad installida ja pärast saad kõike muidugi mudida, et täpselt nii nagu ise tahad, paned ise paika, et mis nupp mida teeb. Siuke lugu siis. No siin on mul siis näha nüüd vana ja uus hiir, et nad on siuksed nagu nad on mõlemad praegu mul arvuti taga siin ja see uus siis on natuke laiem on ju ja selline natukene rohkem disainitud. Mulle meeldib, et uuel küljed on just kummist mõlemal pool, et need on hästi mõnus kinni hoida.
ja no alt on ka näha, on ju, need siin on jalad nagu rohkem plastikust, siin on nagu siuksed kummjamad ja sellepärast võib-olla natukese vaiksemad. See nupp siin aitab sul erinevate seadmete vahel lülitada, sa saad 3 seadet sinna panna, näiteks sul on arvuti, sul on PC, sul on Maci arvuti ja siis sa paned siia uue iPadiga külge ja saad vahetada, millisesse su iir siis nii-öelda liigub ja lõpuks ta siis vist liigubki niimoodi, et täitsa vabalt nende seadmete vahelt, et liigutad iirt vasakult paremale ja hüppab ühest ekraanist teisi. No on-off nupp nagu ikka on ja värki on ju. Et selles mõttes nagu siuke ta on, et see, need pole sama seeria iired, et see on täitsa kõige lihtsam. Aga selle läks see nupp mul nii lõdvaks, kus ta mul siin on, siin ekraani peal on ja nupp läks nõnda lõdvaks, et ta enam ei kliki korralikult iga kord. Et selles mõttes, ja mis siin on halb on see, et see äär on hästi kõrge, et vahest sul sõrm läheb siia taha ja sa ei klikigi, aga siin on see äär nagu ei ääd justkui. No siit poolt ka on ja, et see, ma loodan, siia peale ka jääb ning et siin on siis USB-C laadimine ja no ratas on ju, et selles mõttes ratas kerib sellel naks on ja praegu ka sellel, aga kui sa ei vajutad, siis ta käib niimoodi, tsirrudi läheb käima, ma pärast näitan lähedalt seda rattafunktsiooni ka ja siit vahetad käib jälle naks, eks ole. Jah, ja siuksed nad siis on ju, et kui me nüüd võrdleme, ma ei tea, kui hästi seda iire, seda kursorit näha on, aga praegu siis laua peal mul on siuke sakiline laud, seda ilmselt on kaamerast ka näha. Siuke sakiline laud ja kui ma nüüd vaikselt siin lähen, siis ta üsna niimoodi, no natukene ta juksib, sellepärast et siin on puidumuster on sees ja siis see OSB sakk leepsu all on tegelikult ka siin sees. Et see iir siis teeb siukselt moodi seda on ja üles alla ka võib-olla. Ma ei tea, kui hästi seda kursurit näha on, loodamata on. Ja siis see iir on teeb siukest moodi, et siis üles alla on ja näed, ta nagu hüppab vasakule paremale vahepeal, et ta üldse ei lähe sirgelt, kui sa lükkad sirgelt teda. Ja teistpidi on ka on ta hüppab nagu siuke niimoodi nagu jõnksat teeb üles alla, kuigi ma olen küljed küljele on selles mõttes on see Anywhere 3 on palju parem, et ta nagu canceldab ära selle pagana lauamustri. Järgmine test on see, et vaatame, paneme siia iPadi peale. Nii, mis see teeb? No see isegi liigub vaata iPadi peale ka. Aga ta liigub ka niimoodi, et nagu vahepeal nagu, mõtleks üldse välja siit. Vahepeal nagu liigub ja siis nagu jälle toppab ja nagu ei tea, on ju. See on sellepärast, et mul on mõnes kohas on sõrmejäljed, seal ta liigub, muus kohas toppab. Nii, aga proovime. Anywhere 3-ga. Nii, siin näed. Palju vabamalt, ükskõik kus, mis pidi on ja igat pidi liigub. No mul käsi on valet pidi, et ta ei jää niimoodi kinni sinna kohta, kus sõrmejälgi klaasi peal ei ole. Selles mõttes väga hea, et ta igal pool trackib, ehk siis igal pool saab hakkama. Ja vaatame selle ratta asja ka siis üle. Võib-olla peaks isegi niiviisi seda siin mikrofoni ääres ka korraks laskma, aga võib-olla on siit näha, eriti külje pealt, et kui ma siit praegu lähen, siis ta läheb klikk kaaval on ju. Ma lasen korraks heli ka. Siin tegelikult heli ei olegi. Siin natuke on sõrmemustust ka peal juba muidugi liirele. Nii, läheb klikk kaaval on ju, aga kui sa tõmbad kiiresti, siis kui sa nüüd vaatad seda peegeldust, siis ta läheb nagu korraks läheb keerlema ja siis jääb seisma, on ju. Näed, keerleb ja nüüd jääb seisma. Ja siis, kui sa selle kliki siin ära teed, siis ta käib täitsa vabalt kogu aeg. Et ei käigi üldse kliki haaval, vaid käib täitsa niimoodi kiirelt keereldes. Ma loodan, et see peale jääb ka natukese. Et selles mõttes saad valida, et kui sul väga pikka asja vaja edasi kerida, on mingisugune 700 leheküljeline PDF dokument, nagu meil teinekord on seal Taltechis, et siis paned tsirr ja läheb lõpuni välja on ju. Aga teinekord on vaja sul nõks natukene lasta. Selle vanal tiirel siis on siuke sau, nagu see taksud ei ole nii selged enam ja samas ta nagu käima ka ei lükka on ju, see üldse ei lähe keerlema, et järsku lükkad on ju. See mõttetu selles mõttes. Ja noh, eks see odav M185, eks see nagu ole oma aja ära elanud, ta mul on mingisugune äkki 6-7 aastat olnud ka ning on aeg tal minna pensionile või kuskil kellegi teise kasutaja kätte, see on siis välja ja paneme ta magama ära. Siin ei ole midagi, võtame siit arvutist selle välja ja paneme siia sisse selle ära ning läheb see tuttu nägemist. Ja see ongi siis minu review, ega ma rohkem siit ei oskagi rääkida, küljenupud, nendega teed erinevaid asju, et need ma siiamaani pole kasutanud. Aga just see rattafunktsioon, et sa saad nii ja teistpidi, et need on kõige paremad. Selles mõttes kindlasti soovitan. Hind oli minu meelest 70 €. Vaatasin ka mingit ultra mingisugust asja, sellel maksis 170, seda ma küll ei maksa, niisugust summat ma ei maksa.
aga noh, nagu ma näitasin, trackib hästi, ratas on mega, hinde minu poolt 5+ praegust.